Film on karneval. Protsess on tähtis. Näitavad neid filme, tuleb väga hästi, see on Ja me oleme siin sellepärast, et see mees ekraanil võib igasuguseid toredaid ideid välja mõelda, aga meie oleme siis produktsioonitiimist ehk need inimesed, kes pidid selle idee päriselt ellu viima. Ehk produtseerisime seda Filmitalgude filmi. Ja me tahaksime rääkida tegelikult, siin tuleb hästi palju Filmitalgude meeskonnast igasuguseid erinevaid vaatenurki. Me tahaks rääkida talgu imedest ehk nendest asjadest, mis meid üllatasid selles produktsioonis ja mis minule vähemalt väga palju rõõmu tegid. Ja kõige esimesena räägiksime esimest nimest, mis olid meie operaatorid, amatööroperaatorid, kes tegelikult ka siin praegu hetkel filmivad nüüd meie kõik esitlusi. Need on need 3 noormeest Lenna Kuurma selja taga. Põhimõtteliselt esimest korda tulid filmi peale filmima ja esimesel võttepäeval nende materjal küll oli siukene, et teine operaator sattus ka kaadrisse ja helimees sattus kaadrisse, aga viimasel võttepäeval olid nad vähemalt 3 korda arenenud oma tegevuses. Meie selle protsessi juures, kui ma enne rääkisin meie superjukudest, võib-olla lühidalt veel räägin ka, et meil olid siis amatöörid, vabatohtlikud ja me nimetasime neid jukudeks. Ja siis need, kes olid meiega terve protsessiga, see oli siis superjukud. Ja siin on ka nüüd pildi peal üks superjuku Nele, kes siis tegeles logistikaga. Te kujutate ette, et me olime 15 maakonnas, 15 päeva, me päev otsa filmisime, me võttepäevadel umbes 12 tundi, me pidime veel sõitma pärast mitu tundi uude võtte kohta ja niimoodi meie päevad kõik möödusid ja takistusi oli juba palju selle peal, sest et teele jäid loomad, autod läksid katki, aga vaatamata sellele mitte ükski võttepäev ei jäänud logistiliste probleemide tõttu tegemata, et kõik oli väga tasemel. No selles mõttes oleme küll superjuku jah, et me tegelikult ju professionaalselt me ikkagi logistikaga ei ole kunagi tegelenud. Et kuigi ma olen varem tegelenud kultuurikorraldusega, siis see osa sellest projektist minu jaoks oli ikkagi täiesti tundmatu. Ühest küljest selgub see, et tegelikult koolis õpitul on teotav tähendus. Ehk et kui inimene on koolis käinud, mõnda asja ta teab tõepoolest veidi rohkem kui see, kes ei ole koolis käinud. Ja teist küljest ma arvan, et need inimesed, kes on praegu tulnud rahva hulgast ja kes esimest korda teevad koos meiega filmi, võib-olla ka nemad märkavad, et nad kõike veel ei tea. Mis tähendab seda, et selle filmi sees on minu meelest mõned täiesti ilusad kohad, aga samal ajal on ka mitmeid selliseid hetki, kus me mööname, et oskustest on natukene veel puudu. No suhe filmiga on, siiamaani on olnud pealtvaataja rollis, aga nüüd on jah käpp sees. Mõnikord ma olen mingi fotokaameraga filminud mingid paari minutit, kui seda filmi tegemiseks saab nimetada. Nii-öelda päris filmi ma teen esimest korda. Meie ülesanne oli vastutada tehnika eest ja õpetada jukusid. Ei olnud eriti palju. Et vahe me pidime ise ka filmima seal. Alguses lubeti meile, et nagu me oleme ainult juhendajad, et paneme tehnika kokku ja anname jukudele ja õpetame. Lõpuks me ikkagi filmisime pool filmi täiesti ise. Kuna me nii palju ise filmisime, siis viimasel võttepäeval olime me vähemalt 3 korda paremad kui alguses.
ja 2 korda kuulsamad alguses. Mida te teete? Aga et siis kõige hullemad ma peaksingi ütlema on, et kui öeldud siis Rand, Jaak Rand ei ole üldse midagi hullu, tal on lihtsalt siuksed ujukad, vaata. Aga otse Anton on ju, minu meelest nagu Mikk Rand on selline rohkem ideoloog, see rakendab sellist nagu lihasmassi aeg-ajalt enda jaoks tööle. Ja nagu praegu näha oli, säde, kui selline tuli lilipildilt, Mikk Rand kui ideede kopeerija suurepärane läks asjaga kaasa ja Anton siis teostas. Antoine. Ma natuke olen pettunud filmi talgutest, praegu öelda. Ja loomulikult siin näete ka meie grimeerijat, krimikunstniku Hege, kes polnud ka mitte päevagi kunagi krimme teinud kellelegi ja filmi lõpuks põhimõtteliselt võis une pealt teha peategelasele armi, sest et meie filmi stsenaariumis on kirjas, et peategelas peab olema arm ja neiu, kes polnud mitte kunagi krimmigi teinud, sai sellega lõpuks väga hästi hakkama. Kui ma teada sain, et Maarja Sild ei olegi iga päev minuga võtetel, siis tegelikult see kõige halvem ega parem uudis ei olnud, et kuna mul oli kogu aeg telefon taskus ja tema number salvestatud, oli mul alati võimalus iga probleemi korral talle helistada, kuigi neid probleeme ei tekkinud väga. Võib-olla ehmatav oli filmitalgute projekti juures see, et ootamise periood oli nii pikk, et öösõidud, väikese unekogusega ööd ja jällegi suur ootamine. Aga muu kõik oli väga lahe. Ärge Miku vahele. Mida kõike teeb 34 aastat mees? Mis eile juhtus, siis oli selline asi, et miks siuke kuri mees nagu ta on, et kõigepealt siis tegi mulle selgeks kõik, et kuidas mingi asi välja näeb. Ja siis mulle ta nagu tegi eriti selgeks, tuli juurde, võttis mul kratis kinni ja ütles, et sina esine nii hästi, kui sa vähegi saad. No ja ma andsin endast parima ja siis tema mängis seda jõuluvana. Ilmselt ei olnud mu esitusega siis rahul või midagi, et tõmbas mu seda autost välja ja lihtsalt äsas mulle täie pauguga vastu pead niimoodi, et mul endas kukalast asfalt ja sain siia ette, ma sain Muhu ja täielik jamana. Ja siis pärast seal oli küll, et anna andeks, aga siis pärast nagu enne ära sõitu siis õhtul ütles mulle teie ikka asja eest said, et siukene amatöör nagu sa oled. Ma ei taha rääkida seda eriti. Nendel näitlejatel oli kogu aeg mingi probleem. Meil oli liiga külm või liiga palav või oli liiga... Ja siis nad mõtlesid igasugu asju välja. Noh. Amatööridega iseenesest oli täitsa tore filmi teha. Suhtumine nendel oli kindlasti teistsugune. Võrreldes vennaga, kes seda tööd igapäevaselt teevad. Juba sellepärast ka, et see oli nende üks uus huvitav, vähemalt algusperioodil. Ja siis juba see fakt, et keegi ei saanud ju selle töö eest tasu. Hea lageda.
Ainuke negatiivne kogemus oli see, kui ma pidin ronima 6 kostüümikotiga põhimõtteliselt Mäkke täiesti üksi, mul ei olnud mitte kedagi abiks. Ja selles mõttes oli vaja korraga panna riidesse kõik meie peaosatäitjad, mis anti mulle, et 10 minuti pärast olgu kõik riidesse ja siis tuli poole tunni pärast teada, et neid on tegelikult vaja mingi tunni aja pärast. Et filmid algud kohati olid ikka päris rasked. Ja kõige raskem minu jaoks oli see, et pidevalt olid mingid plaanimuutused. Et näiteks meil oli enne suve juba plaan minna loomaaeda. Minul oli kõige suurem soov. Priit pole kunagi loomaaias käinud. Võib-olla väikse, aga ma ei mäleta sellest mitte. Jah. Aga kus see, et see filmis iPadi ekraani oli see on nagu pisinurk praegu. Tulime siia entusiastlikult. Lähme Sooparki. No lähme Sooparki. Jah, Liini lubas ja kõik oli koki-toki ja siis esimese päeva õhtuks saime teada, et kuulge, autot tuleb ära kleepida. No okei, kleepisime siis kõik selle ära ja enamuse ja siis saabki Sooparki. Praegu siin on muserdunud. Ja siis olime kõik kaameratega ja tegime kõik stärki-särki, kõik ilusti korda ja siis tuleb välja, kuulge, tulge tassiga asju ära, et teil on see sitavänn, millest see sitta veetakse. Täpselt niimoodi on praegu. Ja näed, nüüd saab veel kleepida vaata, ai see sibit, tundub nii. Kuigi on võttegraafikud on hullud ja palju peab filmima ja raha ei ole, kuidagi hästi rahulik siin. Ja tore. Ja üldse ei ole nii palju pingeid kui tavaliselt. Otseselt keegi ei tunne muret. See on väga positiivne, sest kõik, mis kaadrisse jääb, on mõnusalt vaba. Mõnus. Ma tulin teile täitsa juttu vahel. Näha kindlasti seda, sest selle jaoks me teemegi seda, et kaamerad jaksaks. Aga teeme. Mis tunne on amatööridega koostööd teha? Värskendav ja toob maa peale. Ma ütleks. Kas on probleeme? Sükseid amatöörid nagu Mikron, kes vahtimist kirjutab ja ei saa aru, millal on õige aeg lõpetada. See on nagu frustreeriv, aga muidu kannatab ära. Kuidas on töötada amatööridega? Kas meil oli amatööre meeskonnas või? See oli, need amatööridest said hästi kiiresti profid, põhimõtteliselt ühe päevaga. Ega siis professionaalne filmi tegemine, ega seal on täpselt sama palju ja probleeme ja tõmbab siis jooksvalt lahendama. Inimesed on ikka inimesed. Olgu siis need professionaalid või amatöörid. See on küll väga põnev.